Hei, enne kui me podcasti juurde lähme, siis ma teen teie poole väikse pöördumise. 92% inimestest, kes meie podcasti kuulavad ja meie sisu tarbivad, ei ole subscribe'itud. Mulle ei meeldi siukseid pöördumisi teha, ma usun, et teile ei meeldi siukseid pöördumisi kuulata. Aga kui teid huvitab see sisu, mida me toodame ja te naudite seda ja tahate, et Kelder kasvaks, et me leiaks uusi külalisi, teeks lahedamat sisu, siis palun vajutage subscribe ja vajutage like. Ilma subscribe'ita ja ilma like'ita, ilma interaction'ita on meil väga-väga raske Kelderit arendada. Ja kui te tahate näiteks hoogu juurde lükata, siis siin on meie Patreon. Ja kui me näeme, et Kelder kasvab, siis varsti viskame oma merch story ülesse. Nii et aitäh tähelepanu eest ja palun nautige podcasti. Tere, te vaatate jälle Kelder Recordsi podcasti ja täna on meil külas Kaspar Fikerpill. Tere! Tere! Ja, et eile õhtul ma tükk aega mõtlesin, et kuidas ma seda podcasti võiksin alustada või millega alustada. Nii. Ja siis mul tuli trobikond ideid, mis oli lahedad, aga siis ma mõtlesin, et ma küsin ChatGPT-lt, mis ta arvab. Ja, et ma avastasin, et ChatGPT teab juba sinu kohta päris palju tegelikult. Et ma kirjutasin talle, et homme mul podcast Kaspariga ja siis ma mõtlesin, et kuna sa teed sükest mängushow'd ka, et koomikud ja küsimused, et äkki teeks ka meie ühe mängu. Teeme, see on esiteks aitäh, et kutsusid, see on mega kihvt. Kõigile, kes vaatate ja kuulate, suur vale on kogu see podcast, me oleme 3. korrusel. Ma pariksin auto ära, mõtlesin nüüd ma vaatan, kus kohas see auk on, kus me maa alla lähme. Hoopis taeva piiril, kõige kõrgem, sul on penthouse kontor, kõige kõrgem. Ja, et Kelder alustas niimoodi underground asjana, nüüd me oleme juba 3. korrusel. Nüüd me oleme 3. We made it. We made it. Palju õnne kuulajad, palju õnne vaatajad, palju õnne Hans, you made it. Sorry, segasin vahele, tahtsid mängu teha. Jah, et ma enam seda ei tee, et ma koostan küsimusi, et ma tavaliselt jooksen läbi vaatad, kus tuleb. Aga siis mul tekkis mõte, et küsiks ChatGPT-lt, et mis küsimusi ta sulle konkreetselt pakub. Ja siis minu mängu idee on siuke, et kui ma küsin sult küsimusi ja siis kas sa suudad ära arvata, kas see on minu küsimus või see on ChatGPT küsimus. Väga kaval, okei, proovin, siis ühesõnaga küsimuste järgi proovin aru saada. Selge. Jah, et ma nüüd podcasti ajal siis ma kasutan telefoni, et muidu ma seda ei tee, aga lihtsalt see on selle mõttega, et siin veel rohkem segadust saada. Väga hea, väga põnev. Näen, et sa oled palju rohkem relaxed kui mina oma esimeste nende koomikute küsimuste saadetega. Mul on nendega selline asi, et kui me tegime neid salvestusi, neid ETV omasi, siis inimesed ei tea, kui palju stressi on sellise salvestuse ümber. Sina tead, sina oled salvestusel osalenud, aga mul oli hästi palju emotsioone on seotud selle kõigega ja see oli niimoodi, et ma esialgu ennast ei meeldi vaadata, ei saa vaadata videoid asju, kus ma sees olen, ei meeldi oma hääl, kõik on tavalised asjad, on ju. Ja siis ma pikka aega ei suutnud ühtegi episoodi ise vaadata, et nii palju kui montaaž oli vajalik, nii ka survestasin ennast läbi istuma, aga see kuidagi oli kogu aeg ei olnud connected sellega. Ja nüüd on sellest paar aastat mööda ja nüüd ma vaatasin uuesti neid, kui me panime neid YouTube'i ülesse. Ja siis oli esimest korda, ma päriselt vaatasin neid saateid. Aga naljakas on see, et ma ei mäletanud ühtegi küsimust üheski salvestusest. Nii et ma vaatasin seda saadet ja see oli täiesti võõras inimene saatejuht ja täiesti küsimused mitte midagi ei kuuleks. Et selline stress ja selline blackout, et sa lihtsalt eksisteerid, aga mitte midagi meeles ei ole. Et kõik, mis mul mälestused on kuskilt sealt vahelt, aga see on niisugune huvitav. Nii et ma loodan, et sulle vähemalt mõni küsimus jääb siis meelde ka. No jah, selles suhtes ma samastun selle stressi ja kõige muuga, et ma tegelikult olen ise paadunud introvert, et podcasti tegemine oli väljakutse ja sellepärast ma võtsin ka selle ette. Et esimene kord, kui mina hakkasin saadet läbi juhtima, siis meil tuli üks neiu, kes oli DJ ja ta tuli otse Gigilt ja siis ta tuli sinna kohale, me öösel lindistasime ja ma hakkasin talt küsimusi küsima, see paanikahoo. Et see oli minu esimene kord ja peale seda enam hullemaks minna ei saa. No siis on väga hea, siis olid head risted, et see on kihvtada paanikahooga. Seda mul ma ei ütleks ka, et ma väga ekstrovert, ma kuskil vahepeal, et vaja on siis
siis ma ei otsi otseselt nagu sellist välist suhtlust hästi palju, et mul on pigem, ma ütleks, et väga väike seltskond sõpru, kellega ma suhtlen ja pigem ei ole ka siuke nagu liiga palju igapäevane, on ju, et aga ma kindlasti ütleks, et ma olen täielikult introvert ka, sa panid mul kella peale väga õige. Mida sa jutustad, meil on küsimuste juurde vaja jõuda, aga võt seda paanikahoogu, nüüd mul on paanikahoogu, nüüd on mul. Väga hea, siis ma tahangi sind pinges. Väga hea, see on uskumatu, mis pinge, see ilus liivakell ka muideks. Temu või? Okei, peab kõik vaatama, aga nüüd sa jõuad minu ajuni, inimesed ütlen ADHD, ma ütlen, et ma ei tea, mis mul on, aga ilmselt, aga Temuga on see, et mul just tellisin kalaõnge Temust, mitte just, aga mul läks just Temust tellitud kalaõng katki ja siis ma sain aru, et kõiki asju ei pea Temust tellima, et kui sul on kala otsas ja õnge vänt tuleb küljest ära, siis on, võib-olla ei ole sellest õngest väga palju tolku, see, et oli odav. Tagasi, kust me alustame seda mõttelõnga. Tahtsin öelda, et see on ülikõva, et sa suudad sellest paanikoost mööda panna ja edasi minna. Et nii palju, kui mul on neid nii-öelda blackout asju, kus on ebamugav, vahepeal paned huvi pärast kella enne lavale minekut või salvestust nagu tööle, et mis mu pulss on, vaatad, pulss on kõrge. Aga mul ei ole nagu seda nagu kokkujooksmist ei ole, aga meeletu austus ja respekt on just nende inimeste suhtes, kes teavad, et mul on nii ebamugav, et ma jooksen kokku ja panevad sellest läbi. Ma ei ole kindel, et ma nii tugev oleks, nii et kuule Hans, igavene lugupidamine. Kell jooksis lõppu, lõpetan rääkimise. Vabandan kõigi ees, selline ma olen. Mul on väga hea meel, et sa tulid. Sinuga on juba väga lõbus, et ma olen väga happy. See kell on sellepärast, et mul on alati taimerit vaja, et ma teaks kaua me oleme nagu rääkinud, et see on tunniajane liivakell. See on see on Temu tund aega, see on mingi Euroopa 35 minti. Ma ise kartsin seda, aga see toimib. Toimib, okei. Et mul on suur austus ka sinu vastu, et mina ei suudaks kunagi nagu lava peale minna ja nalju rääkida, et ma arvan, et ma saaks kohe sealt paanikahooni, et... proovime mingi kord, tuled meil mingile open mic'ile. Tule vaatama. Ma olen vaatamas käinud, jah. Aga jääd kuhugi open mic'ile, siis ma arvan, et kui sa näed osasi koomikuid laval, kes on nagu alustavad, siis seal on palju lihtsam ka samastuda kui inimene. Kui sa näed esimest korda, lähed stand-up'i vaatama ja näed, näiteks näed Ari lava peal, või näed Miikali või näed Daniel Weinbergis, Roger Andret, Sandro Õigused, keda iganes, Karl-Lari Varmateni, et siis seal on mingid osas, mis tundub, et see on nagu vestlus ja see ongi niisama lihtne, aga samas seal on ka mingi osa, kus sa tunned, et päris niimoodi ei saa. Aga siis tuled open mic'ile, kus ongi kõik, kus sul on professionaalsed koomikud, kes harjutavad uusi nalju ja uued koomikud, kes harjutavad lihtsalt oma nalju. Siis seal on see tase või see nii-öelda lävend ka kindlasti palju madalam ja see tundub palju tehtavam. Et see sama asi, kui sa oled kontserdile, näed muusikuid tegemas imelist muusikat, ilusaid laule, siis see tundubki, et issand, kui keeruline ja see ei olegi lihtne, aga kui sa oled kunagi näinud bändi proovi kõrvalt, siis saad aru, et päris üleöö see ei juhtunud, et see ei ole see, et me nüüd panime pillid, pulgad sisse, pillid häälde ja kohe tegime selle imelise laulu, see meeletu töö, kordamine, et ma arvan, et teed ära ikka. Tavai, kui sa mulle sükse väljakutse esitad, siis ma võtan selle vastu. Väga hea. Meil on päriselt ka keldris inimesed, nii et siis seal ei ole farss. Ja ma olen käinud seda. No võt, väga hea. Igatahes sa mainisid juba open mic'e. Et mu esimene küsimus võib-olla olekski see, et kuna ma olen ise komöödia huviline ja stand-up huviline, et siis ma olen nagu jälginud, et kuidas nagu koomikud räägivad sellest kunstivormist. Tihtipeale öeldakse, et ega uus esine ei saagi hea olla, et sul võtab 5-10 aastat aega, enne kui sa nagu oled prof nii-öelda. Aga kas teil on olnud mõni open mic esineja, kes on nagu lava peale tund ja te olete nagu kohe aru saanud, et et selles vennas juba kohe on midagi, ta paneb inimesed kohe naerma? Ei, sa ikka näed seda absoluutselt, et see päris nii ei ole, et sa pead kindlasti võtta 5-10 aastat või 3 aastat või 100 korda tegemist, et see on inimesi, kes saavad, kellel on mingi naturaalne tendents, et
siis kindlasti on ju samamoodi inimesi igas teises valdkonnas ka, et sul on inimesi, kes, ma ei tea, seina pahteldavad niimoodi, et pole ennem pahtiga mitte midagi teinud, tõmbavad ühe liigutusega ära, midagi lihvida pärast ei ole, ja sul on inimesi, kes peavad palju-palju harjutama seda käppa saama. Küsimus ongi see, et kui sa oled kohe alguses hea, siis mida see päriselt tähendab, et kas sa oled hea selle kohta, et sa esimest korda teed või sa oled hea punkt. Ma ei ole mitte kedagi näinud, kes oleks hea punkt, aga ma olen väga palju näinud, kes on head alguse kohta, head esimese korra kohta, head isegi kui nad oleks aasta aega teinud või 2 aastat teinud, aga ma ei ole kedagi näinud, kes oleks valmis. Et ma ei ole kedagi näinud, kes tuleb lavale ja saab kohe aru, mis see protsess on. Sellepärast, et su esimene set, minu esimene set oli kindlasti minu kõige parem set, mis mul oli esimene aasta aega. Lihtsalt sellepärast, et ma olin oma peas seda kõige rohkem nagu valmistanud, ette valmistanud ja sealt edasi läks palju keerulisemaks, sellepärast, et nüüd, kui ma tahtsin uusi nalju teha, siis võib-olla see esimene set, mida ma mõnes mõttes oma peas olin ette valmistanud aastaid, ennem kui ma seda julguse kokku võtsin ja selle tegin, siis see oli juba see niimoodi lihvi saanud, aga nüüd järgmist ma pidin ju hakkama päriselt nagu lihvima, et ma olin mingi nalja välja mõelnud, tegin selle ära. Nüüd oli aeg järgmise nalja jaoks, aga siis sa lähedki nagu toore asjaga publiku ette ja siis see nii-öelda see taseme vahe hakkab tagasi tulema, et see natuke oleneb, kui palju keegi on ennem ennast ette valmistanud ja sinna kohta viinud, et päriselt süstemaatiliselt nagu stand-upi laval teha. Ja seal on see kasvukõveri. Ja teine asi, võib-olla sa oled sellest ka kuulnud, kui sa oled kuulanud teemalisi stand-up, on see, et enamus koomikutel, kes alustavad, tekib siis esimese kuskil 12 kuud pärast alustamist selline platoo, või see algab varem, aga kuskil 12 kuud pärast alustamist tekib selline nii pikk platoo või selline seisak ja mitte edasi arenemine, et paljud lõpetavad. Et see osadel algab see kohe esimesest päevast, kui nad teevad, ei saa. Teistel algab see, et mul läks esimene set väga hästi, nüüd on nii-öelda, pean läbi suruma sellest ebamugavusest, kus ma ei ole naljakas. 6 kuud, osad 8 kuud, osad 3 kuud, aga kuskil aasta juures on hästi palju just neid koomikuid, kes siis lõpetavad. Ja see on selline ühtlane pool ja pärast seda ma ütleks, et see tase ühtlustub päris palju. Et need, kes jäävad tegema, siis sealt punktist edasi on see taseme vahe juba otseselt seotud, kui töökas see inimene on. Okay. Ja aasta on erinev. Sa võid aasta aega teha stand-upi nii, et sa teed 1 korra kuus. Sa võid aasta aega stand-upi teha nii, et sa teed 4 korda nädalas. Ja seal on väga suur vahe. Ja kui tihti sa teed? Suvel teen märksimisi vähem, aga see nüüd viimased aastad olnud eesmärk nagu sihipärane. Eestis olles nii palju kui võimalik, meil on 3-4 stand-upi open mic'i nädalas ja lisaks sellele siis nädalavahetusel show'd. Et Eestis, ma arvan, 5-6 korda nädalas on täiesti normaalne. Välismaal olles tegin 15 korda nädalas, et selles suhtes, et täpselt nii palju, kui oli võimalik, nii palju ma teen. Okei, natukene Instas vaatasin su tegemisi asju, aga ma küsiks nagu selle ära, et mis sa täpselt nagu välismaal tegid ja kuidas sa nagu said sinna punkti, et sa tegid 15 ja 16 seti? Minu välismaa põhilised tegevused olid siis Pariisis või on, et minu elu on siis Eesti ja Prantsusmaa vahelt põhiliselt siis Pariis. Kuna minu kallis kaasa on seal töö, et ta töötab siis disainerina Prantsusmaal Pariisis ja siis, kui me sinna kolisime, siis ma kolisin sinna koos temaga, olin seal ja siis sellest tulenevalt hakkasin siis ka seal stand-upi tegema, et ennem seda ma olin Eestis teinud, olin Eestis paar aastat teinud, siin jõudnud sinna, et sain tuuridel käia, käisin koomikutele soojade tegemas enam, kõiki siukseid asju, kõik oli nagu liiklus täpselt õiges suunas ja siis olin paar korda, olin inglise keeles teinud, väga ei olnud inglise keeles teinud, enamasti ikkagi ainult eesti keeles ja siis oligi, et kaasaga kolisime sinna ja siis ma hakkasin Pariisis tegema ja Pariisis palju suurem linn kui Eesti, et linn on juba suurem kui Eesti, aga linn ise on meeletult suur, hästi palju erinevaid kultuurisündmusi ja teine asi, seal on hästi suur selline nii-öelda komediklaabide ja väikest miniteatrite võrgustik, mis juba soodustab sul ka siis nii-öelda stand-upi levikut, et kui sul on olemas infrastruktuur, kus korraldada stand-upi üritusi. Ja sinna jõudes seal oli väga palju üritusi korraldajaid, et kes tegid siis erinevates keeltes, mina tegin inglise keeles. Ja siis kui ma seal olin, siis tipphetkel seal oli nädalas ikkagi üle 20 show, siis sealt
sealt ma nii-öelda need show'd kokku sain. Kui su küsimus oli, et kuidas ma sain 15 show'd nädalas, siis ega see alustad samamoodi, et open mic'ist, täpselt samamoodi nagu Eestis, see on igal pool täpselt samamoodi. Pead jääma silma sa saad jääda ainult lava peal. Pead minema open mic'ile, oleme seal piisavalt hea, et keegi kutsub sind järgmisele show'le. Nüüd, kui teed seal ennast hästi, siis kutsutakse sind järgmisele show'le ja järgmisele show'le. Ja niimoodi ta vaikselt nii-öelda lumepall veereb, et see üleöö ei juhtunud, aga liiga kaua aega ka ei lähe. Et kui sa oskad seda teha, siis sind pannakse tähele. Ja teine asi on siis see, et showrunnerid on selles suhtes, et nad on ürituse korraldajad. Nende eesmärk on pakkuda ägedat meelelahutust inimestele. Ja teine eesmärk on ka pakkuda vaheldust. Ja see kehtib taas kord väga paljudes nagu turgudel, kaasa arvatud Eestis. Et kui on keegi korraldab oma show'd, siis ta ei taha, et tal oleks ainult samad koomikud iga kord. Ta tahab vaheldust ja otsitakse vaheldust. Ja nüüd, kui sa oled piisava tasemega ja uus, siis sul on hästi palju rohkem võimalusi. Sealt edasi läheb jälle raskemaks. See on nagu stand-upiga. Et sul tekivad sellised väiksed platood. Et siis sa pead olema juba piisavalt hea, et sind tahetakse pidevalt. Et sa ei ole enam uus, sa ei too seda uudsust, või nüüd sa pead tooma ainult headust. Et sa pead olema piisavalt naljakas, piisavalt tore, piisavalt sobilik selle show formaadi, selle show publikuga. Seal on hästi palju spetsiifilisi show'si. Siis see kõik mängib kaasa rolli ja see mängib täpselt samamoodi rolli Eestis, kes on käinud, ma ütleks, tooksin esile Sandri Õigus, kes on tema tuuridel läbi aastate käinud, on seal kindlasti näinud väga palju erinevaid soojendus esineid. Karl Alari on alati seal, aga siis sul on erinevad koomikud, kes on erineva tasemega. Seal on olnud alates Harimatist, aga seal on olnud ka koomikud, kes on vaevu aasta aega stand-upiga. Ja see on just see sama põhjus, et need on olnud koomikud, kes on olnud piisavalt head, aga on uued ja toovad publiku liikmele mingit uut põnevust või mingit uut perspektiivi. Ja see sama printsiip siis kehtib Tallinnast kuni, ma ei tea, Ameerikani välja. Jah. Mulle üks asi kohe sealt kõrvu, et kuna sa oled nüüd nagu inglise keeles ka stand-upi teinud, siis ma tean nagu ise muusika kirjutamisest ja nagu teiste artistidest, kes vahepeal teevad inglise keelset muusikat. Et vahepeal seda annet on väga raske üle kanda teise keelde. Kas sa nagu tajusid mingit sükest barjääri enda puhul või oli see suhteliselt loomulik sinu jaoks? Minu jaoks suhteliselt loomulik mõnel põhjusel siis, et ma kolisin Eestist ära, kui ma olin 16 ja läksin rahvusvahelisse gümnaasiumisse ja sealt edasi mu haridustee ja kogu mu professionaalne karjäär väljaspool siis stand-upi on olnud inglise keeles. Et ingliskeelne keskkond on minu jaoks hästi tavaline. Et selles suhtes see hüpe natuke võib-olla pisem kui inimestele, kes ei ole harjunud inglise keeles igapäevaselt suhtlema. Kas see oli lihtne? Ei, selles suhtes seal on ikkagi see õpikõver ja sama keelebarjäär ikkagi tuleb natukene sisse. Ja ta läks tükk maad keerulisemaks siis, kui ma hakkasin kirjutama inglise keeles nalju. Et seal tekkis selline väikene vahe, kus ma tõlkisin versus kirjutasin. Et tõlkida oli muidugi lihtsam. Mul oli ju nali olemas, ma kontseptsiooni teadsin, et me ütleme siis stand-upis nagu premise, ehk siis teema, mille ümber nali toimub ja punchline. Nii, nüüd, kui need asjad on selles suhtes, need ei ole kultuuriruumi spetsiifilised, või ta on lihtsalt situatsiooni mingi konkreetse asja ümber, siis saad ju neid tõlkida. Need ei ole asjad, mida sa ei saaks tõlkida ja siis need täitekohad mõtled välja. Aga nüüd, kui sa jõuad sinnamaani, et mul on naljad, mis ma olen ära tahtnud teha või ma ei viitsi enam, tahan mingit uudsust, tahan mingeid uusi nalju teha, siis ma pean hakkama kirjutama inglise keeles. Ja see võttis natukene aega, jah. Et see on üks nädal ega üks kuu, vaid me räägime siin ikkagi, kui ma tundsin ennast mugavalt, kui ma tundsin, et esimene hea nali inglise keeles, see ikkagi, mida ma hakkasin siis tõlkima eesti keelde, kui ma olin Eestis, see võttis mingi aasta aega. Okay. Et selles suhtes mingid mediocre asju oli seal palju. Okei, ja ma jäin nagu ühe asja peale mõtlema, ma ei tea, kas on väga controversial küsimus või mitte, aga fuck it. Ei ole. Nagu, kui mina vaatan nagu Harimatit näiteks, et tal on praegu USA-s nagu väga hästi läinud, aga nagu see on võib-olla minu enda preference, aga mina tunnen, et Harimati komöödia või stand-up on palju parem eesti keeles. Need on kaks erinevat inimest. Ma mõtlen nagu ise ka sama, Need on sihilikult
ja selles suhtes, et see, eks ma arvan, et minu komedi inglise keeles oli ka teistsugune, sest et ma olen teine inimene. Kui ma olen Eestis, ma ei esitle ennast kui eestlast. Aga kui ma olen Pariisis, ma olen eestlane, ma olen ida-eurooplane, ma olen wannabe skandinaavlane, ma olen asjad, mida ma ju siin ei pea ju mitte kuidagi adresseerimegi. Kui sa lähed välismaal lavale ja sa paistad silma selle koha pealt, et sa oled kuidagi teistmoodi, sa pead seletama, miks. Ja nüüd su kogu see lähenemine ka selle koha pealt natukene muutub. Et mida rohkem me näeme Ari tegema stand-up inglise keeles, mida vähem ta peab seletama, kes ta on, seda rohkem ta hakkab uuesti Ari meenutama. Et see tuleb kindlasti tagasi, aga ta peab praegu lihtsalt inimestele tutvustama seda, et kes ta on, milline ta mõttemaailm. Ja varem või hiljem ma pakuks, et järgmine kevad, olles temaga rääkinud ka sellel teemal või natuke vihjata, et eks meil siin varsti neid spetsialeid oodata ja ma arvan, et see spetsiali võib-olla esimesed 5 minutit on natuke harjumatu Ari-Mati, keda me oleme praegu harjunud nägema, aga ma arvan, et ülejäänud 50 minutit on juba see Ari-Mati, keda eestlased on ka harjunud nägema, et lähem versioon, kas ta on üks ühele, kindlasti mitte, aga sa pead natukene inimesele, kes ei ole näiteks sinuga mitte kunagi kursis, sa pead ju, näiteks täna oli hea näide, me rääkisime sinu tegemistest, kuidas sinu videomaailmas sa tundsid vajadus, et sa pead näitama mulle oma videot, et näidata, et ma tean, et ma oskan seda asja teha. Ja see on täiesti normaalne asi, mida teha. Koomikuna sama asi, ma pean siin ennast sulle natuke tutvustama, et see on see, mis ma teen, nüüd me oleme loonud selle konteksti, mille keskel me räägime, sest see sama asi on, kus ta peabki praegu rõhutama üle asju, mida meie ju tema kohta juba teame. Ja see sama asi kehtib, kui sa näed tegemas Sandrit inglise keeles, see sama asi kehtib ükskõik kedagi, ma ei ole väga palju teisi inglise keeles näinud tegemas, aga nii palju, kui ma olen näinud, siis ma olen enamasti Eestis näinud, see taaskord ei kehti, aga välismaal just tehes see on natuke teistsugune. Jah, ma olen sinuga nõus, et ma tunnen nagu täpselt sama, mida sa nagu praegu kirjutasid. Ma praegu nagu kalkuleerisin ka seda, et ma võib-olla peaksin küsimusi natuke teise tooniga küsimus rohkem meenetab seda, mida ma päriselt mõtlen, aga see selleks. Küsi täpselt nii. Vaata, kõige lihtsam, ma panen ühe klišee vahepeal, väikse Instagrami klišee. Kõige lihtsam on olla lihtsalt see, kes sa ise tahad olla, et näevad tolmurull ka. Olla lihtsalt see, et ära filtreeri ennast küll, et pane otse. Jah. No samas ma tunnen jällegi, et Ari-Mati on nagu väga hea, aga lihtsalt see, kes ta minu jaoks nagu eesti keeles on nagu midagi muud, aga see on, ma ei tea, kas on... ma ei vaidle vastu, et kas ta... Minu arust on üliandekas nagu nii või ma arvan, et võib vene keeles ka teha üli hästi. Sada sellele vaidle keegi vastu, aga ma arvangi, et see on normaalne, et ta on oma emakeeles parem. Et selles suhtes see on, sest et ta on... Ma arvan, see kõige õigem sõna neid kahte poolt nagu kirjeldamaks ja see on asi, mida ma ka ise tundsin tehes inglise keeles, on see, et Ari on eesti keeles sügavam. Sest et ta vajutab õigele punktile kiiremini, sest et inglise keeles sa pead otsima sõnu ja sul ei ole seda sama kultuuriruumi, milles sul nali tuleb. Ja kui sa eesti keeles kasutad, ta oli just, kui ta Eestis oli, ma ei mäleta, mis meil oli ühe nalja ümber oli see diskussioon, aga vahet ei ole, ma ei hakka ta nalju nagu siin butšerdama, aga kui sul on õiged referentsid, et ta ühes oma naljas refereerib või kasutab nagu referentsi inimesele Angela Aak, siis see, kui palju see nagu, kui palju see kannab, kui palju sul on mälestusi ja asju sellest poolest, aga nüüd võtame inimese, kes näiteks tuleb Eestisse täna, ei tea Eestis mitte midagi, õpib keele ära laitmatult, kohe tuli Belgias siia, õppis 2 päevaga eesti keele ära, teab kõike, teab, kes on Taukar, teab, kes on Kaja Kallas, teab, mis on automaks, teab kõiki praeguseid referentse, aga ta ei saa seda sügavust kunagi aru, mis on see inimene või mis on Tarvo Krall või mis on Edgar Savisaar ennem seda, kui tal kõik jalad olid või
sul ei ole lihtsalt kõike seda konteksti olemas ja see on see, mida ta saab eesti keeles teha, mida ta ei saa teha inglise keeles paratamatult, sest punkt 1, ta ei ole kohalik, ta ei saa kõiki neid vanu referentse sisse võtta ja punkt 2, ta on rahvusvaheline. Rahvusvaheliselt sa ei saa enam ainult Ameerika keskne olla, et jah, ta teeb Ameerikas seda, aga Killtoni vaatajaid on üle maailma, Netflixi spetsiali vaatajaid on üle maailma, et sa ei saa ka seal minna liiga USA spetsiifiliseks. Jah, ma arvan, et sa heitisid väga õiget punkti, et miks inimesed on nagu võivad olla oma emakeeles paremad, siis ma tunnen nagu sõnu kirjutades samu asju, et see on jällegi nagu täiesti uus asi, mida sa pead inimesena nagu ära õppima, kui sa vahetad keelt, et sa just nagu leiad need survepunktid üles, nagu sa mainisid. Või need sõnad, mis kannavad nii palju rohkem kaalu, et mingid, eriti nagu naljade tegema, kogu nalja asi on, mis asi on nali? Nali on, või ütleme siis või nagu anekdoot või nali või selles suhtes on, et öelda midagi naljakat nii vähese informatsiooniga kui võimalik. Et me jõuaksime selle naljani nii ruttu kui võimalik ja see on see, mida ka siis koomikud teevad ja see ongi miks, kus siis koomikute esitlus nagu ajas paremaks läheb. Et kellegi nali, mis on laval, kui see on hea, on 30 sekundit, siis see algas 2-minutilise vestlusega. Ja nüüd ta lihtsalt läheb tihkemaks ja tihkemaks ja tihkemaks ja tihkemaks. Ja nüüd, kui sa saad kasutada sõnu, mis aitavad sul seda nalja tihkemaks teha, sest et sa annad selle emotsiooni, selle tunde, selle mõtte edasi ühe sõnaga, siis see ongi see, kuidas see läheb nagu palju tihedamaks ja sügavamaks ja võimsamaks ja see emotsioon on sedavõrd palju tugevam. Et see on see koduväljaku eelis, mis sa oma kultuuriruumis, oma emakeeles saad. Ma märkasin, et me unustasime mu mängu mängida. Täiesti, ma siiamaani ütleks, kõik on sinu küsimused, aga vaatame, sorry, ma viisin mõtted mõjale. Ei, kõik on hästi, sest kui ma nagu selle mängu peale mõtlesin, ma arvasin, et see on nagu selle mängu viga, miks seda nagu ei tehta, et nagu see ei saa olla nagu selles jutu nagu selles sees. Sa võib-olla saadavad koomikutel, me oleme natuke harjunud nagu palju bla-bla-blaatama, et juba vabandan kuulajatest. Ma tean, et on vähemalt 3 kuulajat, kes on nagu Jesus Christ, nagu lase Hansul rääkida. Et kuidas sa jõuad ühes kohas mingi täiesti teise kohta, aga see on see, kuidas me omavahel, koomikutega vestlused, diskussioonid, see on kõige, sa vaatad, et nüüd pandigi 4 ahvi puuri ja eri liiki, nad ju, kõik räägivad, keegi ei kuula, kõigil oma point ja kõik ülivihased, kui keegi ei naera. Et see on, me olime jaanipäeval minu juures, see nägi nagu, meil oli paar mittekoomikut ka, nad lihtsalt vaatasid sügasid kukalt, mõtlesid, ongi puudega. Ma ütleks, et kõik loovad inimesed on selles mõttes nagu väga sarnased, et kõik räägivad väga palju, et see on mulle nagu väga tuttav situatsioon ja ma praegu analüüsin nagu seda podcasti ja ma mõtlen 2 asja, et üks on see, et ma pole kunagi pidanud nii vähe nagu vaeva nägema ja teine on see, et ma võib-olla peaksin väga palju rohkem vaeva nägema kui tegelikult pidi. Ei, siis on hea, siis on täna väike lebopäev. On küll, jah. Nagu jah, ma analüüsin seda pärast hiljem edasi, aga ma naudin seda väga. Aga nüüd, kuna ma tuletasin sulle mängu meelde, siis ma küsiks ühe küsimuse ära, mis võib siin natukene throw offida. No nii. Et ChatGPTist rääkides, et nagu see AI ja kõik see asi nagu areneb nii kõvasti, et mis sa üldse nagu arvad sellest AI arengust ja kuhu sa näed, kuhu see läheb? Ja mis sa arvad, kui lähedal on see aeg, et meie lapsed või lapsed hakkavad abielluma robotitega, kes kõnnivad ringi ja siis tekib robofoobia ühiskond ja... See on wow, väga suunav teine küsimus. Esiteks, ma arvan, et esimene küsimus, millegipärast ma arvan, et see ei ole ChatGPTist. Ma arvan, teine, kui sa kirjutasid vahepeal notes'i sinna ja saatsid, mida sa küsinud oled, siis võib-olla teine küsimus võiks olla. Mis ma arvan, see... Mõlemad olid minu omad. Mõlemad olid sinu omad, okei, väga hea. Esimene küsimus, mis ma arvan ChatGPTist, seal on mitu valdkonnapõhiselt, et ühesõnaga ma ei tegele ainult komediga, ma töötan ka tehnoloogia valdkonnas, seal minu jaoks ma kasutan igapäevaselt, ma ei saa mitu tundi, aga mitu korda kindlasti kasutan erinevaid AI-mudeleid, põhiliselt ChatGPT-d ja minu jaoks ta on meeletu
abi sellist, seal on väga erinevaid viise, kuidas kasutada, sa võid kasutada väga hea, ma räägin andmeanalüüsidest ja asjadest, ma sinna ei lähe, selle podcasti jaoks kindlasti täiesti kõige igavam teema, millest inimesed praegu kuulda kindlasti ei taha, aga näiteks nagu lihtsad asjad, kus minule väga meeldib kasutada ChatGPT-d. Ma olen mingi asja ära teinud, mul on vaja saata välja message, email, mis iganes asi, ma ei suuda välja mõelda nüüd, kuidas ma kõik need asjad nagu ära seletan, ära kirjutan. Nii mõnus on panna note'id sisse, mingid paar kirjeldust. Kui ma olen kodus, ma kasutan seda voice, mul on telefonis äpp ka, ma panen voice message, ma ei saada mitte kunagi, mitte kellelegi voice message'id. Keegi saadab mulle voice message'id, ma ei ava. Nagu minge perse, nagu mitte kunagi, mul naine proovis hakata saatma shut it down. Me kirjutame või me ei räägi. Et voice message, nagu mis ma nüüd teen, ma rimis kuulan nüüd, ma ju ei tea, mis siit tuleb, mul nagu kujutad ette, kui Daniel Weinberg saadab mulle voice message'i, ma rimi kassasse laban. Ma ei nagu, ilmselgelt seda ei juhtu. Aga siis ühesõnaga, see on ainukene koht, kus ma voice message'i kasutan on ChatGPT-ga, sest ta annab mulle selle vastuse, ta annab mulle selle emaili, ta annab mulle selle kiire lihtsa asja ja ma suudan olla palju produktiivsem see päev. Et muidu võib-olla ma mõtleks, et okei, ma täna ei suuda seda emaili kirjutada homme. Ja homme läks meelest ära ja mis panidki tähele, on 3 nädalat mööda läinud ja email pole ikka välja saadetud. Et siis ta need väikesed asjad aitab ära teha. Lisaks siis väga süva, kus on nagu väga sihtotstarbeline asi. Teine koht, kus ma kasutan. Mu sõbrad teavad, et ma armastan Marketplace'ist asju osta. Facebook Marketplace, oh my god. Ainuke, kui ma vaatan oma screen time'i telefonis ja ma näen Facebookis, ma tean, et see on ainult Marketplace ja see me räägime nädalas 5-6 tundi puhast Marketplace time'i. Ma ei tee mitte midagi muud Facebookis kui ainult Marketplace ja ma armastan head diili. Kui ma sõidan Valka asjale järgi, kui vaja on. Mida sitem pilt Facebook Marketplace'is, seda suurem tõenäosus, et ma ostan. Sest minu peas on loogika, et see inimene ei tea, mis tal on ja ta ei oska seda väärtustada, ta ei oska piltigi teha, järelikult on hea asi. Ja vaata nüüd ongi see, et aga nüüd, kui mul on mitu varianti, siis väga hea analüüsi koht on ChatGPT, sest et kui, ma ei tea, kui sul on kitarr seal nurgas ja nüüd mul tekkis ChatGPT-st ja ma ei tea kitarridest mitte midagi. Variant, et ma ostan kitarri endale ja siis ma panen 4 tükkidele sinna rõõti, ta teeb mul kiire tabeli, mis on plussid, mis on miinused. Ma valin, ta ütleb mulle, kui ma lähen ostma, mida vaadata, mida otsida. Sellistel asjadel on see ju mega hea. Läheme loovasse konteksti. Sügavust ei ole, sisu ei ole. Seal on selles suhtes, et seal on väga lahedaid asju, mis on tehtud. Väga lahedaid laule on tehtud. Väga lahedaid, mul on sõbrad, kes teevad sünnipäeva laule üksteisele ChatGPT-ga. Aga need ongi sellised nagu lihtsad käega asjad. Nagu ma ei näe, et seal nagu seda hullu sügavust on. Olen näinud lahedaid videoid ka, mis on tehtud ja mõneti tekib hirm, et kuhu see edasi läheb. Aga pigem ma arvan, et see on põnev, kuhu me läheme sellega. Et ma ei karda seda, aga ma ei tähtsustaks seda veel täna. Ma arvan, et oluline roll tulevikus, kuidas me teeme asju, aga iga asjaga on ju öeldud, et inimese roll ju kogu aeg väheneb ja meid ei ole enam vaja. Tuli aurumootor öelda, et nüüd ongi kõik, et nüüd on läbi, et me olemegi ju tehnoloogia tipptasemel, panime vee keema ja nagu nüüd ongi läbi, inimest enam ei ole vaja, aurumootor, pane 100 liitrit vett sisse ja ei jäägi kunagi seisma, Aga oleme elus, teeme veel asju, et ma arvan, et see on kuskil seal samas vahemikus. Ja, ma usun sama, et sa mainisid muidu vahepeal Daniel Weinbergi ja siis nagu ma enam nagu väga nagu sotsiaalmeedias ei käi, et ma keskendun enda tegemistele praegu. Aga kui ma postitasin Keldri sotsiaalmeedia klipis, ma tegin nagu TikToki lahti ja siis tuli Weinbergi jobilõusta account, kus ta teeb nagu babyloasta järgi, räpib freestyle'i. Võt seda alter ego ma ei olegi veel näinud. Ma Sünge Sammiga olen väga hästi kürsis, aga mis see jobilõust või? Jah, jobilõust. Ossa, pagan. Vaata, see on... Mulle meeldib, et Daniel Weinberg on praegu... Võtab ette Sammi, kes on Eesti räppmaailma spektrumil siin ja Babylowsta, kes on siin ja ta läheb mõlema poolega sõtta. Ja see ongi see, milline inimene ta on ja see on uskumatult kihvt.
ma ei ole siin, et nagu öelda, et see on äge, et inimesi nii-öelda, on kindlasti neile võib-olla mõlemale see ei meeldi, aga mulle lihtsalt meeldib see, kuidas Danieli pea töötab ja ta on nii kaasav inimene, et ta ei tahtnud teha liiga ühele poolele, ta läks teisele poolele ka. Ja ma arvan, et Sam, kuigi talle ei meeldi see, mida Daniel teeb, aga seal on mingi hetk, kus Sam näeb, et kuidas Babylowst võtab jälle relva välja ja proovib oma stardipüstoliga Danieli maha lasta, siis mingi väike osa Samist naeratab. Oi blä. Siin enne suvetuuri on Danil püstol kukles. Okei, ma... Jeesus Kristus, ma ei usu Jumalasse, aga Jeesus Kristus. Miks ma teda, ma ei mäleta, miks ma teda mainisin, aga mul jäi üks lause sellest Jobilõusta räpist meelde, see oli niimoodi, et ma olen munnipiraat, lase mind pardale, siis ma tükk aega üritasin välja, mis see nagu tähendab. Aga... ei, Dan on praegu eluvormis, see on mega kiht, kui ma ei tea, millal see välja läheb, aga poisid on igatahes suvetuuril ja juba ainuüksi kõik on head, seal ei ole ühtegi inimesi, keda ei tasu vaatama minna, aga Dan on praegu mega heas hoos, mega heas vormis, minge vaadake, ma arvan, et kõik on juba seda öelnud, et Dan võib siin heas mõttes plahvatada, ehk siis nagu minna suureks, siis see on päris äge, mida ta praegu teeb. Jah, ma olen nõus nii palju, kui ma praegu nüüd viimasel ajal olen näinud, et siin on nagu täiesti nagu teine energia ja hea energia. Just, et see on kihvt. Millise Eesti komiku varbaid sa imeks ja miks? Kas mina või ChatGPT? Esiteks, okei, see on väga crazy küsimus. Kas mina või ChatGPT? Kurat, millise koomiku varbaid sa imeks, et esiteks, nagu on inimesi, kellel ma oleks nagu nõus varbaid imema, aga ma tegelikult ma isegi tean vastust, aga enne kui me vastuseni lähme, ma arvan, et see on ChatGPT. Sul on õigus, see on ChatGPT. See on nii weird, see on nagu nii imelik küsimus, et ja see teine asi, mis ma ütleks, et see on kuidagi väga nagu mitte-eestilik küsimus, et see on kuidagi, ma tunnen, et ChatGPT on inglise keelest mingi asjad tuletanud ja läinud eesti keelde, et see ei tundu asi, mida sa küsiksid. Aga nüüd vastame ka. Kelle varbaid ma ime... Esiteks ma ei tea mitte kellegi varbaid imeda. See on punkt 1. Punkt 2. Ma nüüd läheneks lihtsalt analüütiliselt sellele, et välistamismeetodil. Ja mu põhiline... Või isegi mitte... Ma ei hakka isegi välistama. Ma lihtsalt lähen otse, põhjendan ära... Enne kui ma ütlen nime, põhjendan ära, miks tema. Kui ma panen kellegi varbad suhu, siis ma tahaks, et mul oleks parim võimalus et need küüned oleks lõigatud ja need varbad oleksid viimase, alustame 24 tunni jooksul, aga veel parem kui viimase 6 tunni jooksul pestud. Et teha, et tead, kujutad ette, kui rõve tunne see on, kui sa paned nagu mitte pestud varbad, see on kindlasti mingi veits hapu, see nagu, seal mingi elu käib, seal on mingi kõht on täis pärast, nagu sul on mingi bakteri storm kõhus, aga kui ma mõtlen sellise pedantse puhastaja peale, siis see on ainult üks koomik, kes nagu päriselt pähe tuleb ja tal on olnud kunagi tund nimega Puhas poiss ja see on Miikael Meemaa. Et see on kõige uskumatult puhtam, korrektsem inimene, keda ma tean ja see on koomiline, see on frustreeriv, see on täiesti frustreeriv, kui pedantne inimene ta on. Ja see on äge, aga sa tunned ennast nii imelikult selle kõrval. Aga küsiksid follow-up questioni, et esiteks ma tunnen sama, et kui ma peaksin seda tegema, siis Meemaa. Aga hoopis teistel põhjustel. Lihtsalt täiega tahaks Meemaa varbaid lutsida. Ei, ma saan aru. Ma tegelikult ma tahtsin küsida, et
kuna sa mainisid, ta on siuke pedantlik, et kas sa... Kõige paremas mõttes. Ja, aga kas sa tunned, et see kuidagi mõjutab ta komedit? Kusjuures ta komedi mõttes on, ta on väga järjepidav, ta on inimene, pooled Eesti koomikute naljad, mõneti on Miikali, seal on Miikali mõjutused sees. Ehk siis, kui me oleme open mic'idel, ma olen proovinud nalja, tiivon on roheline, nii, aga siis ma tulen laualt maha ja siis Miikal ütleb, aga võib-olla tiivon on sinakas roheline. Ja noh, et ta paneb siin nagu mõtlema, ta saab aru, ta aitab sul nii-öelda, boksimises öeldakse nagu sparrimine, noh, et sa treenid on ja siis ta aitab sul koomiku mõttes nii-öelda kirjutamises nagu sparrida või mõtet nagu sparrida, et kuhu see veel võiks minna, mida sa veel saaksid teha. Et selles suhtes jah, ta on nagu väga, väga süstemaatiline selle koha pealt, aga teise poole pealt enamus koomikud on showdel vihikutega, kirjutavad, harjutavad, aga Miikal teeb seda muul ajal. Ma ei tea, ma ei ole kunagi näinud Miikalit kirjutamas, kui ma hakkan praegu mõtlema. Ja ma tean teda aastaid. Et ma väga ei näe teda kunagi vihiku või poolega. Samamoodi ma ei näe väga Hardot või Sandrit, et neil on lihtsalt teistmoodi viis. Nüüd Sandril on natuke rohkem, aga Hardot näiteks ei näe. Aga mõlemad on ju mega, nii Hardo kui Miikal, väga sisutihedad, väga head koomikud ja nad väga kiirelt kirjutavad ja arendavad oma materjali, aga nad teevad seda kuskil mujal. Aga siis ongi, et nagu, kui ma mõtlen lihtsalt kõikide koomikute peale, kes on koha peal vihikutega kirjutavad ja mõtlevad asju ümber, siis nemad kaks ei tule. Aga selles situatsioonis ma ütleks, et see on see pedantsus ja siis seal seda ei ole. Aga igal pool mujal on see päris naljakas. Ma olin kunagi paar aastat tagasi oli suvetuur, algab iga aasta Võsust ja ma muidu suvetuuril teen vahepeal olen saanud teha nagu erinevaid nii-öelda spotte, aga siis ma olen Võsul mitu korda olen olnud terve aeg kaasas, et aitan hostida, aitan niisama fun'i, Võsul tore olla. Ma olin nagu ühes ruumis, me oleme seal, konkreetselt oleme lastelaagris seal on vana laagrimaja, kõigil läheb ammu juba rahaliselt hästi, ega mingil põhjusel Võsul peab olema seal lastelaagris, kus samal ajal on mingid lapsed, aga me rendime seal ühte maja ja siis kui kunagi lapsena laagris käisid, siis samasugused toad, mitmekesi toas. Ja ma olin ühes toas niimoodi, et 3 voodit, mina ja siis Miikael ja Ari. Ja siis see oli umbes niimoodi, et nagu korrektsuse mõttes ilmselgelt Miikael on siin, Ari on siin ja siis ma olen seal kuskil vahepeal, aga nende voodid olid niimoodi, nagu aken oli vahel ja uks, millega terrassile minna oli vahel. Aga need 2 maailma, mis nende voodite ümber asetsusid, oli nagu nende isiksuste perfektsed kirjeldajad. Ja see, kui Miikael seal pani oma asju, ma ei mäleta, mis ta tegi sellel hetkel, aga lihtsalt, ma mäletan lihtsalt nagu Ari istus voodi peal, vaatas Miikaelit ja lihtsalt nagu ütles talle, et nagu su korrektsus ajab mind närvi ja see lihtsalt, see on nagu seletab, milline Miikael, et ta on nagu nii korrektne ja korralik, et see ajab inimesi närvi. Ja see on kihvt. Wow. Aga see kõik on armastusega selles, see on kihvt, et see on nagu, see on äge, et ta on ja suudab olla edasi nii korrektne, et see on lahe, et ta hoolib nendest asjadest, ta hoiab nende asju. Tal on alati, tema särgid on alati sirged, mul kunagi ei ole. Selles mõttes üks asi, mis on nagu Eesti koomikute puhul lahe, mida on nagu kaugel näha, ongi see sõprus ja kamraadsus. Väga, väga nice on seda vaadata. Aga mul järgmine küsimus oleks siuke, et näiteks Joe Rogan sai vahepeal või kunagi ammu sai nagu tähelepanu sellega, et ta paljastas Carlos Mencia, kes oli see naljavaras. Yeah. Et kas Eestis on mõndasid naljavargaid, kas sa tead? No, esiteks vaata vargusi on 2 tüüpi. Et sul on taotluslik vargus ja mittetaotluslik vargus. Et mul on olnud, mul just hiljuti, kusjuures jälle Miikaliga, kuna ma ei ole ka kogu aeg Eestis, siis ma ei ole kursis kõikide naljadega, mida Eesti koomikud on teinud. Ja meil oli, või Miikalil oli siis tema üle-eelmises tunnis
igasugused vist lood või ma ei mäleta, ta saatis mulle igatahes Spotify lingi. Oli siis tema viimane ehk siis closer, meie ütleme selle kohta, ehk siis viimane nali, millega ta tunni kokku võtab. Oli teemal või seal käis ka läbi teema siis eesti keeles nii-öelda dirty talk'i tegemine ehk siis magamistoas siuke siivutute sõnade loopimine kaasa suunas. Ja ma tegin hiljuti sarnast nalja, aga ma lihtsalt ei olnud, see on ütleme siis nagu premissi koha pealt või nagu nalja mõtte koha pealt on see üsna jagatud domeen selles suhtes, et see ei ole midagi nii unikaalset või et selles suhtes see kumbki meist ei mõelnud seda asja välja, et need on asjad, mida me teeme, aga et oli nagu seda adresseerinud juba ja siis ma olin seda paaril mäigil teinud ja siis ta ütles mulle, et kuule, et ma ei tea, kas sa tead, et mul on, oli nagu closer sarnane, et minna kuula. Läksin kuulama, ma ei ole mitte kunagi seda nalja kuulnud, mitte kunagi, ma ei olnud Eestis siis, kui ta seda tegi, kui ta seda esitles, nagu täiesti minu jaoks muidu enamus nalja ikka kuulnud, aga see tund lihtsalt ma ei olnud nagu varem kuulnud seda. Ja väga palju oli, päris ma ei saa öelda, et nagu üks ühel, aga ikkagi väga-väga suuri sarnasusi oli asjadele, mida ma olin juba laual öelnud või mida ma olin viikusse kirjutanud. Et see on sellises nagu juhuslik, et see ei ole nagu otseselt vargus, aga võib-olla inimesele, kes oli Miikali tundi näinud ja nägi mind open mic'il, see vabalt võib mõelda vargus, et see ju teeb lihtsalt Miikali nalju normaalne. Aga teine pool ongi siis sama, mida sa tõid näitena, kus siis keegi kuuleb nüüd, et sa oled lavale, teed mingi nalja ja ma olen päris hea. Ja panen oma viikusse kirja ja lähen teen sihilikult järgi. Ja see ei ole tolereeritav. Kui palju meil seda Eestis on, Eesti koomikult vähe. Isegi ei tea. On nagu, taaskord on neid nii-öelda juhuslikke overlap, aga nagu ei tea küll, et oleks kunagi olnud kedagi, kes nagu otseselt varastaks. Võib-olla on olnud, aga meil on liiga väike skeene selle jaoks. Eestlased varastamas välismaa koomikutelt, ingliskeelsest. See on varajase skeene, varajase koomiku, isegi varajase skeene asi, see on lihtsalt varajaste koomikute asi. Et sa näed ikka open mikerid, kes tulevad seal, proovivad mingit nalja teha, mis võtavad mingi Louis C.K. bitte asju, et see on natuke nagu ka see, et kui sul mingi koomik väga meeldib ja teeb, et sa ei pane isegi tähele, et sa lähed sarnasesse teesse. Teine asi, paanikamomentidel, inimesed teevad uskumatud asju paanikamomentidel. Sa ei ole enam, sa ei kontrolli ennast täielikult ja sa isegi ei saa aru, mis sa suust välja jääd ja nüüd sa kogemata räägid selle poole välja, et õnneks ma ei ole kohanud Eestis kedagi, kes prooviks otseselt kellegi nalju järgi teha või teha. Pariisis täiesti teine lugu, täielik metslaste kari, ainult varastasid ja seal on paar koomikut, keda ma nagu üks veel nagu mustkunstnik ka, mustkunstnikud, ei, mul ei ole mustkunstnike vastu mitte midagi nii kaua, kui nad head on, aga nagu seal oli üks mustkunstnik, kes mulle üldse ei meeldinud ja ta nagu tegi stand-up'i ka. Ja mis on nagu just loogiline, mustkunstnikud tahavad oma lavalise oleku kallal tööd teha, aga siis ongi see, et vaata, ta ei teinud stand-up'i sellepärast, et ta armastas stand-up'i või ta tegi lihtsalt sellepärast, et oma mustkunstniku karjääri edendada ja olla siuke koomiline mustkunstnik, siuke, kes oskab laval nalja teha. Ja ta tegi nagu üks ühele mitmeid Mark Normandi nalju, siis see ajab nagu väga närvi, kui seda delivery, kõik asjad on seda, et sellist asja ma Eestis ei ole näinud, aga ma olen seda Pariisis, mitte ainult see koomik või seal oli veel ja veel neid näiteid, aga kus ma lihtsalt, see oli minu jaoks nagu võõras asi, et sellest ma ei ole siukest asja kunagi Eestis tundnud, kus oledki nagu, et see on, ta ju varastas. No see on üks hea asi Eesti puhul, ma usun. Et siukest asja nagu sa väga ei kohta või et sa ei pea nagu siukest muredega nagu tegelema, sest ma kujutan ette, et kui Eesti skeenesse siuke pisik peaks sattuma, et siis nagu meil on nii väike skeene, seda on raske sattuda, selles suhtes, et sa teed Eestis, lähed open mic'ile ja sul on ennem sind on laval nagu, kui peale sind, lähed teed, varastad mingi nalja ära, pärast sind läheb lavale, läheb Sander Õigus nagu, kujutad ette seda pilkude vahetuskorra, kui sa tuled lavalt maha ja Sander läheb lavale ja sa oled just varastanud midagi, mis sama hästi, mine pane see nöör sinna nurka ära ja mine ripu ja vaata, et
see on, meil on ikkagi hoitakse seda päris karmilt, et vaata Pariisis sul ei ole seda, et või no üldse igal pool mujal, sa ei lähe kuhugi teise riiki suvalisele open mic'ile esimest korda ja nüüd sa oled koos nagu maailma kõige selle maailma siis nii-öelda tipptegijaga, et sul võib seda juhtumisi juhtuda, aga mitte konstantselt. Eestis on see iga open mic, sa paned ennast kirja ja kui sa paned ennast Comedy Estonia open mic'ile kirja, siis väga suure tõenäosusega sa oled seal koos Roger Andre, Miikael Meemaa, kõikide valdkonna tipptegijatega. Seda mõnel maailmas niimoodi ei ole, et selles suhtes, et sul võib juhtumisi, keegi teab op-inni, aga et ta iga kord seal on, seda ei ole ja siis tänu sellele sul ei saagi Eestis sükest asja tekkida, et sul on nii-öelda alfad on kogu aeg majas. Mis sa arvad, kas see küsimus oli ChatGPT või mina? Naljade varastamine. See oli ChatGPT. See on mina. See olid sina. Ja muidugi sa tegid selle Joe Rogani reference'i ka, kus see on väga deep reference. Oled sa neid klippe näinud sellest? Jah, ma olen näinud ja Bobby Lee oli ka seal, kui ma ei üksi. Ja Ari Shafir oli ka laval nendega. Ari Shafir vist hostis sellel ajal. Ja neile, kes ei tea, see on lihtsalt üks Comedy Story koomik, kes keda siis kõik teised koomikud ka vihkasid, sellepärast, et kui nad ennem teda olid laval ja proovisid oma uut materjali ja see töötas, siis sellel ajal ei olnud sotsiaalmeediat, me räägime siin varajaselt 2000, kui ma ei eksi, see on 90-ndad, see oli vist 2000. 2000 ikka minu arust. Et ühesõnaga sotsiaalmeediat või sellist asja ei olnud ja kõik nii-öelda kvaliteetsed asjad jõudsid ainult telesse ja DVD-le pärast tuure, väga pikk protsess oli, kuni nad sinna jõudsid. Siis sul oli lihtne varastada, sellepärast sa kuulsid kedagi noort tegemas mingit ägedat asja, panid tasku, läksid üle maailma tuurile, üle Ameerika turneele ja siis pärast panid selle üles ja siis kui sul on juba mingi asi üles pandud, kes see sul ikka vaidlema tuleb, et sa võtsid selle minult. Ja ta lassis seda teha, seda nii-öelda pigisti silm kinni ja siis sellel hetkel, siis kuni ühel hetkel nagu Joe Rogan ta nii-öelda vaibale kutsus lava peal kõigi ees Comedy Stories, kus oli siis väga palju inimesi ja nii-öelda tõi selle nagu, ma ei tea, inglise keeles üks sõna nagu intervention, aga see oli väga avalik intervention ja see esialgu maksis Roganile kätte. Ta sai bänni, kui ma õigesti mäletan Comedy Story'st, sest selle hetkel meil oli suur nimi, suured teatrid, areenad ja lõpuks siis pöördus ringi ja ta jäi ikkagi täielikult vahele, nii-öelda siis koomikud hakkasid rääkima ja tekkis süke, võeti ta üle ja tänaseks ta, ei saa öelda, et ei ole mitte kuskil, aga Comedy Story'des ja Comedy Clubides enam ei käi, et tal on mingid oma väiksemad show'd, kus tal nimi veel müüb, et Jah. Me enne korra käis Bobby Lee ka siit läbi, et mul on üks tema naljadest väga hästi meeles, kus ta on Brendan Schaub'i ja Brian Callaniga, see on igal pool sotsiaalmeedias ka, et kus ta nagu teeb seda vihjet, et teda molestiti Downi sündroomiga inimese poolt. Et ta nagu selle biti mõte oli nagu see, et ta nagu järjest nagu läheb edasi sellega, et teeb asju hullemaks, kui nagu teised nagu naeravad, et ta kordab seda nalja. See on siuke väga ekstreemne nali. Ja ma küsiks nüüd seda, et kas on midagi sellist, millest sina nalja ei teeks? Ma arvan, et see ei ole asju, millest ei ole võimalik nalja teha. Lihtsalt sa pead aru saama, nagu me ennem rääkisime, et sõnadel on võim ja kaal. Et ma toon sulle näite oma nalja puhul, mida ma siis praegu enam ei tee, sest et ma ei ole saanud õiget viisi seda öelda. Ja see on selles suhtes nagu, ma saan täiesti objektiivselt aru, miks inimesed selle nalja üle ei naernud, aga see on puhtalt minu eneseväljenduse probleem, kus ma ei suuda edasi öelda seda, mida ma tegelikult mõtlen. Nali on siis selline, et ma vahet ei ole ühesõnaga asja tuumik on siis see, et Eesti naiste rahvariiete kohta. Et ennem seda mainin ära, et meestel on sellised võrdlemisi, siis isegi ütleks, et litsakad rahvariided, kus kõik on väga lihtsasti välja võetav ja kuubedel pole nööpegi põhimõtteliselt ees, et kõik on kohe nagu väga nagu teovalmis riided. Aga Eesti naiste rahvariided on
mega palju kihte, mega keeruline on kuhugi jõuda, sest et noh, igal asjal on 3 kihti peal, et Eesti naiste rahvariided on nagu Rubiku kuubik vägistajale. Ja see on, aga nagu vaata, vägistamine on väga kole asi, millest nagu rääkida, eriti veel, kui see kui ma nagu teen seda nii-öelda kellegi teise suunas, et noh, et ma teen seda, ma pisendan siis teist sugu siin praegu, siis öeldakse komedis, et kas nagu punch up või punch down, et mõneti see on nagu punch down, sest et ma panen ennast positsiooni, kus, et noh, mind ei ole nagu ma olen vägistaja, et noh, et see on nagu ebavajalik, aga see ei ole see, mida ma nagu öelda, ma tahan lihtsalt öelda, see on lihtsalt nagu naljakas, kuidas nagu kultuuriliselt on meil välja kujunenud see, et nagu naistel peab nii palju kihte ja asju olema, mida me ei näe, mis siin all on, kui palju ongi, et kui nad panevad neid riideid. Ma vaatasin ühte videot, kus näidati, kus Eesti naised panevad rahvariided selga ja Eesti mehed ja siis me vaatasime seal mitu tükki järjest neid ja see on lihtsalt uskumatu, kui palju sul on neid layereid ja kui palju sul on erinevaid kihte, kampsuneid, asju, mis läheb alla peitu, see on nii kompleksne, aga see on lihtsalt naljakas, et see on selliseks arenenud ja siis tundus nagu naljakas see mõte, et see on nagu Rubiku kuubik vägistajale, et see on nii keeruline lahti muukida, et noh, pigem viskad vastu seinatükkideks, aga noh, see on nagu objektiivselt, ma saan täiesti aru, miks see inimestele meeldib, kui ma ütlen, et see on keeruline teema, mille üle nalja teha. Aga kui ma leian need õiged sõnad seda öelda, sest et mu eesmärk ei ole siin panna nagu vägistamise üle nalja teha, vaid selle konkreetselt, nagu, et miks see nii keerukaks on aetud riietamine, siis see on see pool, et annab teha kõige üle nalja, aga lihtsalt sa pead teadma, millal see ei ole naljakas. Ja see on see suur asi, et inimesed tulevad open mic'ile, näevad mind näiteks seda asja esitamas ja arvad, et ma olengi nagu horrible inimene, aga noh, kui ma nüüd seda kuskil suurel show'l teen, siis nagu muidugi võtke mind ette, öelge nagu, mis te asjast arvate, aga open mic, kui ma ütlen midagi kohutavat, siis ma tõenäoliselt sain ise ka sellest aru. Ja mingi filter oli seal juba ennem. Ja mingit filtrit oleks vaja seal ennem, võib-olla rohkem, et see on ka teine reaalsus. Aga vastus on nii. Jah, Rubiku kuubik see on päris hea nagu see simile. Midagi seal on, aga ta ei ole veel, võib-olla see vägistaja on see vale sõna, aga nagu minu jaoks ta peab olema midagi brutaalset, et ta peab olema nagu just võimendada seda, ühesõnaga komöödias sa võimendad asju üle ja seal ma tahangi nagu üle võimendada seda, et miks ta peab nii selline olema. Aga noh, igatahes, ärme hakka mingid naljaanalüüsid tegema, see on ju inimesed juba haigutavad, ma näen küll, mis sa haigutad siin. Mis sa arvad, kas see oli ChatGPT või mina? See on küll siuke, see võib mõlemad olla, et kui ma peaksin mõtlema, see on nagu küsimus, mida on varem ka küsitud. Ma arvan, et see on GPT. See on GPT, sest on väga klišee küsimus. Ja just. Et see on üks põhjus, miks ma oleks pidanud selle mängu üle natukene võib-olla rohkem mõtlema, sest ma ei tea, kui ma nüüd oleks pidanud seda edasi. Okei. Järgmine küsimus on see, et millisest Eesti koomikust sa tahaksid täispikka dokfilmi, mis räägib konkreetselt ainult tema armuelust? Ja miks? Mul on ainult üks Eesti armuelust, vaata. Need ongi nagu see, et kui ma mõtlen nagu kellel on olnud piisavalt põnev armuelu versus kellel on olnud armuelu, need on... see on nagu väga naljakas oleks näha kellegi, kellel ei olegi kunagi armuelu olnud. Minu oma oleks kõige igavam, kindlalt. Sa oled vist 15 aastat suhtes? Ma olen 13 aastat oma naisega koos olnud, et selles suhtes nagu kõige igavam dokumentaal, mida me alustame lasteaiast ja siis ongi mu naine. Et nagu, aga ma mõtlen, ma arvan, et nagu dokumentaali mõttes, mis iganes dokumentaal see on, vahet ei ole, on see armuelu, on see lihtsalt elu, on see karjäär, no mis iganes asjad. Siis ma tahaks nagu Mait Uki oma näha, et see on Mait Vesker, et Maidu oma, seal ma ei kujuta isegi ette, mida seal Keila vahel tegi, et ma arvan, et seal on mingi
45-aastane bussijuht, kui ta oli 12-aastane ise ja mingi ma arvan, et see spektrum on nii crazy, et kindlalt Mait. Kas oli ChatGPT või mina? Ma arvan, et see olid sina. See oli ChatGPT. Selles suhtes ma seda mängu ma enam ei tee, kui ma just nagu väga pikka aega ei pane ChatGPT all, et nagu teda väga sükseks. Mudida teda paika. Jah, et see võtab ikka väga kõvasti aega, et ma vahepeal nagu mõtlesin, et äkki ma esitaks sulle väljakutse, et tee üks nali nagu ChatGPT-ga laval, aga nagu ma arvan, et sa jääd sinna kuuks ajaks. Ei, kindlasti saab, aga ma võin selle teha, aga see, kas inimesed naeravad, on nagu erinev asi, et see töötav nali. Noh jah, et sa pead ikkagi talle nii palju sisendit andma, et aga ma võin ütlema, et ma olen kasutanud ChatGPT-d. Vaata, vahepeal on see, et mul ei ole vaja, et ChatGPT annab mul iga inimene, kes on kunagi midagi loovat teinud või proovinud nagu kuhugi jõuda, sul on vaja saada mõtlemine tööle. Ja mul on näiteks vahepeal see, et ongi see sama asi, et kui mul on vaja, võtame selle sama rahva riiete nalja, et mul on mingid, et enne kui ma jõuan sinna, et Eesti naiste rahvariided on nagu Rubiku kuubik. Nii, Eesti naiste rahvariided on nagu sibul, hästi palju kihte, okei, ei saa, see on vana, põhimõtteliselt juba ma hakkan vanasõnasi tegema, okei. Eesti naiste rahvariided on nagu, mis on veel, kus on hästi palju kihte, asju, kalasoomused, ei ole naljakas, nagu Eesti maakoor, ei ole naljakas, igav, me õpime lihtsalt geograafiat. Noh, et nagu, et sa pead nagu leidma, sa peab olema mingi asi, kus sa nagu, siis vahepeal sa jooksid ise vastu seina, ei leia sinna. Nüüd on mul vaja lihtsalt, et keegi ütleks mulle 10 suvalist sõna, et mu mõtlemine lihtsalt tööle saada, siis selleks on, ma kirjutan selle premissi sinna sisse, ChatGPT ütleb mulle mingeid asju, ma ei ole ühtegi kasutanud, aga see on aidanud mul sellest nii-öelda mõtteblokist lahti saada, sest ta ütleb mulle midagi, mis tuletab mulle midagi muud meelde, mis võib-olla tuletab mulle kolmanda asja meelde ja see kolmas asi on see, mida ma kasutan. Aga mul on lihtsalt, kui ma istun üksinda kodus, mul ei ole seinaga on väga raske mõtteid põrgatada. ChatGPT ta annab võib-olla, ei anna sulle seda õiget vastust loominguliselt, aga ta annab sulle mingi asja, mis hoiab sul loomingulist protsessi töös. Ja nüüd ma jõuan ikkagi lõpuks kuhugi. Ma ei ole jõudnud sinna GPT vastusega, aga mõned ikkagi tänu sellele, et mul on keegi, kellega mõtteid põrgatada. Ma ütlen seda, ma olen seda umbes 2-3 korda teinud, et ma ei kasuta seda nagu väga tihti, sest ongi, et mul on lihtsam, kui ma olen kuskil Maigil minna Mihkali juurde või Rogeri juurde või Tänni juurde ja küsida, et kuule, mul on selline mõte, ma olen seal või Punso juurde ja küsin nagu, et kuule Hendrik, et ma olen siin, kuhu jõuda, et ütleb mulle mine sinna, vaata. Et see inimesega ma jõuan sinna naljani palju kiiremini kui ChatGPT-ga, aga lihtsalt alati mul ei ole Punso kodus kell 11 õhtul teki all. Aga GPT on alati. Ja ma olen nagu nõus, et mõttepõrgatamiseks ta on väga hea ja ma tegelikult ostsin selle telefoni, kuna tal on mingid AI jadad nagu kaasas, et ma saan temaga nagu mõtteid põrgatada nagu hääle teel, et nagu et midagi ta nagu aitab, aga sa ütlesid ennem, sul on tegelikult tüdrukuga kahe peale seda asja siin, et see mis ta nimi on? Õnneks päris sinnamaani ma pole läinud mu telefoniga. Sa küsisid vaata, mis ma arvan, kas inimesed nagu abielluvad. Nüüd ma saan aru, kus see küsimus tuleb, et see oli lihtsalt, et kas ma olen normaalne. Et jah, ei, tubli. Ära ole robofoob. Ei, ma ei ole. Minu poolest pange auto sumpsidega tatti. Lihtsalt kui minu omaga panete, siis laske ma lähen ennem ära. Mis sa arv, kuna vaimne tervis on minu jaoks nagu siuke suur teema, millele mul alati... Ma mõtlesin, et mul on täiesti suva. Ma mõtlesin, lõpuks keegi, kes ütleb sitta sellega, kaua me räägime, tõmbame platsi puhtaks. Okei, sorry. Kuna vaimne tervis on siuke asi, mis on nagu, tuleb mul alati podcastides üles ja mulle meeldib nagu sellele peatuda, sest nagu ma usun, et see on see teema, millel on kõigist nagu midagi võtta, et see on alati relatable. Jah. Mis sa arvad, kas stand-up on nagu teraapia või trauma kordamine lihtsalt publiku ees? Ta on, kuidas ma siis ütlen?
ta on selle ma arvan, et kõige täna ma oskan ainult öelda ühe sõna selle kohta. Ma arvan, et see on trauma valideerimine. Et kui ma räägin midagi, mis must tekitas mingi emotsiooni, vahet ei ole, kas see positiivne või negatiivne, ja ma saan sealt mingi reaktsiooni. Kui ma serveerin oma traumat kui nalja, siis ma ju saan aru, et ma serveerin seda nagu nalja, et ma ei ole laval, ma ei serveeri oma lugusi eeldas, et see on normaalne. Kui ma arvan, et midagi on valesti, ma serveerin, et see on, ma teen sellest mingi näite ja inimesed naeravad, siis ma saan ju selle validatsiooni, et see on ka nende jaoks crazy asi, mida nad just kuulsid. Et see ei olegi normaalne, mis juhtus. Sest et see on sedavõrd ebanormaalne, et inimesed istuvad, kuulavad ja neil tekib emotsioon sellega. Ja ma ei otsigi sealt mingit, et seda situatsiooni muudaks või põhjendaks või seletaks. Aga ma saan selle kindlustunde, et see asi ei olnud imelik, traumeeriv, naljakas, mis iganes emotsiooni tekitab ainult minu jaoks, vaid see on üldsuse mõttes natuke teistmoodi asi. Et ma arvan, et see on, aga kõige sügavamad traumad, mis ma tean, mis on inimestel, selle hulgas koomikutel, ega need tihti lavale ei jõua. Et vaata koomikuna nad jõuavad, kusjuures nad jõuavad lavale alustavate koomikutel. Ja mul enda samamoodi. Okay. Kõigil, kus sa kompad piire, aga sest, et sa näed hästi tihti näiteks alustavaid, kellegi traumadest ma ei hakka rääkima, aga ma räägin lihtsalt nagu sügavatest teemadest. Ise tegin täpselt sama asja, nii et ma ei näita näpuga, ise olin täpselt samamoodi. Kuskil esimese 2 aasta sees proovisin teha nalju surma ümber. Fakti ümber, kuidas me sureme, millal me sureme, miks me sureme, mis pärast saab. Ma ei tea ju. Kuidas ma teen, ma ei hooma seda teemat, ma ei ole seda enda jaoks lahti mõtestanud. Mul ei ole tegelikult, ma endiselt ei tea, mis saab ja kas ma ei saa öelda, see kimbutab mind, see on nagu selline hoomamatu. Ja ma ei ole enda jaoks selles suhtes nagu leidnud seda vastust, põhjendust, aru saama, et kuidas ma päriselt tunnen selle ümber, siis ma ei saa ju ka seal nalja teha, et kui ma ise ei ole kindel. Ja ma arvan, et nende sügavamate ja päris traumadega, kui sa ei saa aru, kuidas sa tunned ennast, kuidas see sind tundma paneb, mida sa tunned, siis sa ei saa ka ju nalja seal ümber teha, et see on, sa ei saa aru, miks see situatsioon on naljakas. Trauma, mis sa saad aru, et on absurdne ja naljak ja sa saad teha naljaks, sa saad aru nüüd, kuidas sa tunned ennast ümber ja see mõneti aitab selles protsessis kaasa, kui sa seda kirjeldad, sest et sa kirjeldad endale seda nii mitu korda erinevalt lahti, räägid lavale seda ümber ja üle ja mitu korda ja sa kuidagi teine asi, sa tood selle nagu avalikuks, et see pool ka kindlasti, et see on vabastav tunne, et sa saad, kui sul on mingi asi, mis suga on juhtunud, mida sa oled nagu enda sees hoidnud, siis see on ka ju kindlasti raske koorem, mida nagu kanda, et see võtab teeb selle koorma ja nüüd see on ju kõigile teada ja ta on, et ta on nagu lihtsam, et võib-olla vahepeal et ongi, et kui ma ei tea, teed mingit ma ei tea, ma olen mingeid asju teinud, nalju, kus ma võib-olla viitan oma vanematele, siis vahepeal mõtlen ise ka, et nagu päris huvitav, et ma isegi ei tea, ma nii tunnen. Et aga siis sa jõuad sinna ja kui see tundub õige, siis ongi, ju ma siis tunnen niimoodi, et ja siis kui sa nüüd ütled seda veel nagu avalikult välja, et siis mitte ainult see võtab selle nagu mure ära, et öeldakse ikkagi, et nagu jagatud mure on poole kergem või poole pisem või kuidas seda öeldakse, on ju. Et see stand-upis on see kindlasti samamoodi ja sa kuidagi, kui sa nagu avalikult mõtled, siis see kuidagi ei paine sind ja sa ei kanna seda kaasas enam. Et sa suudad nagu lahti lasta, aga
aga seal ongi nüüd see limitatsioon, et see peab olema ka asi, millest sa aru saad. Et laval on väga raske aru saada, mis see trauma on. Et kui sa päriselt räägid mingist traumeerivast situatsioonist laval, millest sa veel aru ei saa, siis publik saab kohe aru. Sest et publik saab aru, et sa koged praegu midagi, et sa tunned midagi ja nad saavad aru ka, et see ei ole nali, mida sa koged, et publik ju päeva lõpuks nagu kogeb kõike läbi sinu, et kui sina oled segaduses, siis on ka publik segaduses. Kas nagu natukene see ei mööda Louis C.K.'l mingil määral? Nagu selles mõttes, et kui mina nagu Louis't nagu kuulan, siis ta on nagu väga naljakas, aga see tundub ka samas nagu nii tume või nii nagu rusuv mingil määral, et seal on nagu, tal on nagu minu jaoks on vähemalt nagu kaks sükest nagu poolt vaata, et üks on nagu nii depressing ja teine on nagu ei no muidugi, absoluutselt, nüüd sul on need erinevad serveerimisstiile ja kes kus maalt piiri tõmbab, et sul on ju koomikuid nagu, võtame Louis C.K. ja Nate Bargatze, et täiesti kaks erinevat koomik, kahe erineva stiiliga, samamoodi on meil Eestis ju täiesti erinevaid, kes lähevad nagu, kas panevadki enda jaoks tõmbavad piiri erinevas kohas, et see käib ka veel sinna juurde, et seal stand-up on nii lai, täpselt sama lai kui on muusika, et sul on klassikaline muusika ja sul on mis iganes latest Ida-Berliini post-Soviet wall collapse DNB on ju, et ülispetsiifiline niši formaat, et seda on stand-upis täpselt samamoodi. Ja seal on kõik asjad erinevad, aga mingid koorasjad, igal muusikalisel asjal on rütm, samamoodi on igal naljal on rütm ja igal naljal peaks olema nagu punchline, et peaks nagu samasse kohta ikkagi lõpuks jõudma. Aga nüüd, kuidas ma seda serveerin, millest ma räägin, kui tumedaks ma lähen, et ma ei tea, ma arvan, et mu ema väga ei naudiks nagu Louis C.K.'d, aga ma arvan, et Nate Bargatze oleks nagu asi, mida ta naudiks väga, kui ma peaksin minema ja kui eeldame, et ema räägib inglise keelt selliselt, et ta saaks vabalt igast stand-upist aru ja ma peaks nagu, keegi ütleb mulle, et sa pead ühele stand-upile oma ema viima, siis ma arvan, et nagu Ricky Gervaisile ma ei vii teda, Louis C.K.'le ma ei vii teda, sest et seal ta peab teadma, kes see inimene ennem on. Nate Bargatze lihtne, ma ei pea ju muretsema, et kas ta nüüd solvub või kas ta tunneb ennast nagu imelikult, et see on niisugune armas ja tore ja ma mitte kuidagi ei pisenda Nate Bargatzet selle juures, see on uskumatu talent, et seda selliselt teha. Mul on väga hea meel, et sa tulid, aga me peame hakkama nüüd vaikselt lõpetama, sest me oleme üle aja. Visatakse välja. Enne, kui ma küsin oma traditsioonilise lõpuküsimuse ära, siis ma küsiksin olnud, et kas see stand-up teraapia stuff oli minu või ChatGPT välja mõeldud? Sa ütlesid, et sa teed seda igas saates teraapia teemat, siis ma arvan, et see oli ikkagi sinu teema. Ei onda. ChatGPT. Sa valesid mulle jälle. Kas sa kõigepealt ütlesid, et me lähme keldrisse ja nüüd sa veel mängisid selle läbi ka veel. Ma mõtlesin, et okei, ma lähen siis sügavamale, kui see, ühesõnaga mitte keegi kunagi ei ole rääkinud mentaalsest tervisest siin. Okei, äge. Ja see video, vaata, mis ma sulle oma ettevõttelt näitasin. ChatGPT. Täpselt. Kõik see ruum, mu meetriks kukub kokku, eks. Ma ärkan üles, inimesed, ma ärkan üles. Okei, no ma loodan, et nüüd inimesed vahepeal ära ei läinud, et ma läksin liiga süvitsi jälle. Ei, see on väga, sest see ongi meie stiil. Et ma usun, et see on, miks inimesed kuulavad meid. Minu traditsiooniline lõpuküsimus on see, et... Sinu või ChatGPT? See on minu, ma lubaan. See okei. Osso, võtame mängu kokku. Väga kehva olin. On. Ma tunnen, et see on väga kehva. Ei, mina olin väga kehva. Ei, mäng oli tore. Ma lihtsalt nagu... Ma kogu aeg mõtlesin nagu, et see on nagu võtta, kuna me kohtusime täna siin, me tegelikult ju üksteist ei tea, nii mõlemad oleme Pärnust pärit ja proovisin seda ka kogu arvesse võtta, et nagu kas Pärnu inimene oskab sellist asja küsida. Ei, aga lihtsalt vaata, kuna ma ei tunne sind, siis on nagu natuke keeruline nagu mõelda. Ja see ongi, et ma ütlen, see varba asi oli natuke lihtsam, sest ma olin nagu see, et suur tõenäosus on, et see ei ole nagu sinu küsimus, puhtalt ongi täpselt see
kui eesti keeles me ei ütle mingi lutsivarb, et sa ei ütle siukseid asju nagu tavaliselt, aga mingi toe sucking on nagu kultuurne asi, mis on nagu eriti nagu Ameerikast nagu läbi käib, siis seal oli lihtne seda erinevust teha. Aga teised asjad ongi, et need on su muude küsimustega läksid sedavõrd palju kokku, et ma viskasin münti iga kord ja tuleb välja, et münti ei peaks rohkem viskama. Ja see oli kui mu eesmärk. Väga hea. Hästi tehtud. Kas on midagi sellist, mida sa tahaksid minu või meie tegemiste kohta uurida, siis nagu keldri? Et on sul see oli viimane küsimus? Me juba rääkisime sellest ja me tegime seda vist enne kaameraid, kui tööle läksid, et ma ütlesin ka, et häid video ja üldse nagu sellest nagu häid creative on ju alati hea telefonis hoida ja teine asi, ma juba rääkisin, et ma tahan, mul üks videoprojekt on tulemas, üks show formaat, kus ma otsin just kedagi, kellega mõelda, kuidas seda üles võtta, siis ma arvan, et see on asi, mis võiks inimestele meeldida. Et ma olen varasemalt filminud, kes võib-olla keegi teab Gong Show'd, et need on meil sellised legendaarsed üritused siin Tallinnas ja tegelikult ma olen seda rääkinud, ma tahan Pärnusse seda viia. Päris paljud inimesed on isegi, ma olen ühe korra käisin Templis, käisin vaatamas, et seda teha seal. Perfektne ruum selle jaoks, täiesti perfektne ruum. Ja ainukene põhjus, miks ma ei ole seda siiamaani teinud, või ma ei saa öelda ainukene, suur põhjus on see, et Gong Show laval on 12 inimest, pluss mul on paneel, pluss mul on veel heli inimene. Ja nii kurb, kui see ka ei ole. Ja Gong Show'l ma põhimõtteliselt nagu maksan ainult ühele koomikule neist 12, sest ainult võitja saab raha. Siis mu eesmärk on hoida piletite hinnad nii madalad, kui saab. Et me ei nagu tänases keskkonnas kahjuks see tähendab miinimum 10-15 eurot vastavalt venuele, vastavalt sellele, siis tegelikult nagu meie hinnad on nüüd selliseks teinud, ma bussi rentimine, 15-20 inimest bussi peale panemine, edasi-tagasi päev, nüüd ma pean mingid söögid, asjad veel neile mõtlema, kõik see asjad, et ma lihtsalt täna, isegi kui ma müün 300 piletit, siis see break-even on nii keeruline sellistes pooltes, et nagu et kahju on, et ma saan tuuriga iga kell minna sinna. Võtan oma 4-5 inimest kaasa Pärnusse, mitte mingit probleemi ei ole. Aga jah, et see on niisugune naljakas koht, et Eesti on nii väike ja ikka ei saa. Sorry, ma jäin jälle vatra mingi omast show'st. Ühesõnaga Gong Show, 12 koomikut on laval, üks võidab, publik hääletab rahva välja või ülejäänud koomikud lavalt maha. Ja see on see, mida ma tahaks paremini filmi saada, et seda näidata. Mul paar episoodi on või paar korda on seda filmitud, et varsti panen selle esimese üles, et see on päris lahe, et esimene saade, mis varsti läheb üles, need on, mida teil oodata. Seal olid paneelis, olidki Ari ja Sander ja siis 12 koomikut, kes käisid tegemas ja üks võitis ja tegi väga hästi ja järgmine saade tuleb ka siuke, kus üks võidab ja teised tegid natuke kehvemini. Okay. Ja kolmas tuleb samasugune. See on väga põnev saade kindlasti ja ma tahaks seda näha, sest Eestis vist ei ole kunagi midagi sarnast tehtud. Ei, aga see formaat selles suhtes, see on eksisteerib. See on hästi, selles suhtes see on igas skenes on see olemas, et see on Gong Show. Kui ma ei eksi, siis kunagi algas isegi äkki ühest telesaatest, kui ma õigesti mäletan, kus ei olnud ainult stand-up, vaid seal olid erinevad formaadid. Aga mõte oli suht sarnane, et kui sa ei teinud piisavalt asja, said kongi. Aga siis nüüd see täna on nagu comedy clubides ikkagi siuke suht tempel show, mida sa igal pool maailmas nagu näed. Ja samamoodi näiteks just Sander oli pikalt Aussis, ta käis seal, pani mitu korda selle seal kinni, et seal on comedy lounge'is on see nagu tempel show, et see on siuke asi, mida inimesed näevad, see on kaootiline, sest tihti sa ikka saab publikus öelda inimesele, kes on lavas, et sitt. Saab, aga ma ei tea. Ei, no jaa, aga niimoodi, et sul on võim ta lavalt maha ka kangutada, sest nagu paarikesi hääletate ja saate ta lavalt maha, siis tema jaoks õhtu lõpeb, et see on siuke lahe situatsioon. Ja seal ma pean ütlema üks kõige kurvem asi, mida ma olen Eesti comedy skeenes näinud, juhtus Gong Show. Ja mitte, et mul ei oleks austust olnud, aga meie naisterahvasest koomikute vastu on alati nagu suur olnud, aga vaata, stand-up on asi, mida sa teed laval üksinda.
Gong Show ajal Paneel ja mina oleme selle inimesega koos laual. Tavaliselt ma ei ole kellegagi koos laual, kui ma stand-up'i teen. Ja ma nägin, kui naiskoomikud tulid lavale, kuidas publik on teistsugune. Ja minu jaoks, ma ei süüdista siin kedagi ja ma ei taha nagu, ma lihtsalt tahan, et me oleksime paremad. Siis minu jaoks oli uskumatu see, et naiskoomikute vastu, koomikuna sa oled lavale, inimesed paavad käed risti, kui neile ei meeldi. Kui nad ei taha, neil on ebamugav, see on kaitsereaktsioon. Sa õpid hästi palju kehakeelt tundma, kui sa oled koomik. Kuidas inimesed on, kui neile ei meeldi, kui neil on ebamugav. Ja mitte kõik, aga väga suur osa naisi pani käed risti, kui naiskoomik tuli lavale. Okei. Ja see oli, nad on seda ennem kui öelda, kuidagi raske uskuda. Et noh, see ei ole see, et ma ei uskunud, aga seda kogeda laval nendega oli ootamatu. Et ma tahaks, meil on väga palju ägedaid naisterahvas koomikuid ja ma tahaks, et ma ei peaks kunagi tundma laval energiamuutust, sellepärast, et järgnev koomik on naisterahva nimega. Meil on nii kuradi ägedad naiskoomikuid ja meil on vaja neid juurde, aga väga raske on neil juurde tulla, kui meil on selline suhtumine ühiskonnale. Et see oli küll minu jaoks uskumatu hetk. Et kasutan seda platvormi praegu, et võtke normiks. Jah, fair point, ma ei osanud ette kujutada, et siuke asi võib eksisteerida. See on minu jaoks, ma olin versiooni sellest kuulnud, aga teine asi, naljakas on ka see, et nad ei saa ju seda rääkida, sest et nemad ei ole kogenud, mis tunne on olla minul laval või kellelgi teisel. Aga nüüd ma nägin seda, kui on back-to-back koomikud laval. Ja see ei on üks inimene, et see ei on selle inimese vastu. Vaid, et mul showdel on ikkagi, meil on piisavalt naiskoomikuid, et sa ei pea tegema, et on üks naiskoomik line-upis, et sul on neid mitmeid ja siis näha, et see on olgu ta siis tuntud nimi või tundmatu nimi. Reaktsioon oli sama. Okei, mul oli väga tore sinuga vestelda. Ma tahaks veel kauem seda teha. Aga ma arvan, et tulevikus ehk kordume. Ja ega siis midagi. Et kui sa tahad veel midagi plaagida, näiteks, mida vaadata, kas ma panen su YouTube'id asjad kõik sinna? Pane, kui sa viitsid teha, et praegu paneme YouTube'i koomikud ja küsimused, kes ei viitsi YouTube'i kirjutage aadressi paarile.koomikut.ee, see viib ka sinna meie YouTube'i lehele. 3. hooaeg tuleb sügisel, läheme uuesti publiku ette tagasi, tegime vaheepisoodi, tegime green screen'iga. Ja muidu ma stand-up'i klippe üles ei pane, peate mind tulema laivis vaatama, seal on omad põhjused, millest ma räägin teine kord. Midagi imelik ei ole, mul on lihtsalt kogu aeg on tunne, et kes see nüüd ikka vaadata tahab. Nüüd ma olen varsti, ma ei tea, aastaid teinud ja keegi pole näinud. Aga publikus näite mind laval, nii et tulge showdele pane. Okei, aga aitäh sulle ja teiega kohtume jälle varsti.